Oleme tulnud Tallinna tänavatele, et küsida inimestelt, kas nemad on hakanud viimastel aastatel rohkem tarbima mittealkohoolseid jooke. Jaa, kusjuures olen küll ja ma proovisin ühte alkoholivaba IPAt ja see oli kohutav kogemus mu elus. Aga muidu olen jah, ja tegelikult on ka häid alkoholivabased õlesid olemas, aga nagu IPA alkoholivaba on täiesti kohutav. Ma arvan, et kui võtta mingi viimase 10 aasta perioodi suhtes, siis natukene küll, jah. Absoluutselt. Olete? Kas te olete ka viimastel aastatel hakanud rohkem tarbima alkoholivabasid õllesid, siidreid? Jaa, sest ma olen kogu aeg roolis. Ei, vahel harva ostan mahlaga, põhiliselt on ikka minu joogiks tavaline kraanilus. Ei ole, ma ei tarbi ei vabase ega alkoholiga. Selge. Mis seal salata? Saku õlletehast seostatakse eelkõige alkohoolsete jookide tootmisega, sest see tõepoolest ka nii on. Küll aga oleme ka meie viimastel aastatel oluliselt suurendanud oma alkoholivabade jookide sortimenti. Ja see on viinud selleni, et paljud eestlased soovivadki oma armastatud maitseid ja lemmikbrände tarbida alkoholivabalt. On see nüüd meie tehtud töövili või ongi eestlased muutunud tervislikumaks? Seda ma üheselt öelda ei oska. Küll aga saan ma kindlalt väita, et meie Saku õlletehases töötame igapäevaselt selle nimel, et ka sina saaksid oma lemmiktooteid tarbida alkoholivabalt.